ja teistpidi naistel on tänu östrogeenile selle suhtes nagu väikene kaitse. Ehk tänu östrogeenile naised rohkem ladestub siis naistel rasvamassi puusadele ja reitele, ehk siis nii-öelda günoidne rasvapaigutus, ja see sõna otseses mõttes kaitseb meid nii-öelda nende südame-veresoonkonna haiguste eest ja ütleme visceraalse rasva tekkimise eest. Aga teistpidi see muutus tekib naistel ka seal kuskil 50-ndates, ehk kui tuleb menopaus, siis tähendab seda, et seda tugevama toimega östradiooli, mis on siis üks nii-öelda östrogeeni vorm, östradiooli naise keha enam ei tooda ja siis võib tekkida selline suhteline testosterooni liig nii-öelda kehas, mis tähendab seda, et ka naised hakkavad rohkem koguma rasva just kõhule. Ja see on see menopauspelli, millest vahest räägitakse. See ongi tegelikult see, et lihtsalt kuna hormoonid muutuvad kehas, siis selle tulemusena ka rasvade paigutumine muutub. Mis lahendus on sellele? Mis lahendus on sellele? Lahendusi on selles mõttes ikkagi mitmeid. Trenni tuleb teha. Ja see on võib-olla üks asi, mis mulle väga meeldib viimastel aastatel. Mulle ise ka naised kirjutavad, helistavad, et nad on lugenud nüüd, et kõik 40+ naised peaksid tegema lihastrenni, peaksid tegema jõutrenni. Ehk see sõnum on läinud nagu laiali ja see on väga tore, sest seda päriselt ongi vaja teha. Et see on kindlasti üks asi, mis aitaks.